üllatusteks valmis. Kuulbet. Tere tulemast vaatama ja kuulama NBA saadet Kuulbeti 6. viga. Kõige eristuvam NBA saade siin see mulla kamaral, sellepärast, et tänases ajatumas saates võtame käsile tiimid ja nende korvpalli meeskondlikud stiilid, mis on eristuvad ja me natuke hakkame siis analüüsima, et miks ometi mingid tiimid jäävad meelde, isegi siis, kui nad tiitlid ei võida ja miks enamik tiime seda ei suuda. Ma saan hoopis teistmoodi sellest teemast aru. Mismoodi sina said? Mina sain aru, et missugune peab olema koss, mida ma vaatama lähen. Just, see on selline, nagu mingis mõttes on see sama asja, lihtsalt nagu teine tahk. No teine tahk selles mõttes, et tegelikult on see tänasel päeval üsna terav teema juba mitmed aastad NBA-s seoses sellega, et mingid vennad suvaliselt istuvad, ei mängi, inimesed lendavad poole maakera pealt kohale, ostavad kallid pileteid ja seal ei ole kedagi, eks ole, et NBA on sellest ka karistama hakanud tänasel päeval, eks ole, aga... No see on nüüd küll ülekohtune väide Julian Phillipsite ja Adam Bownade ja meie teiste meeste kohta, kes iga päev räigelt pingutavad, et üldse platsile saada. aga samas, olgem ausad, kui ma lendan Los Angelesse, mina kurat pean Lebroni näha saama. Aga võt, sa saad ta särki näha linna peal. Ja võt, siit juba jõuame esimese teesine, kas see nauditav stiil, mida mina võib-olla Korsu fännina jahin ja ootan, on teie jaoks ongi see, et mis stiil, superstar on see, keda ma tulin vaatama, mitte seda meeskonda. Vot, siin ma kardangi, et NBA on lihtsalt üritanud ära katta neid tahke teise nurga alt, lihtsalt alati see võrdlus selle Euroliigaga vaata. Mina alati võrdnud nagu toidu kaudu, et on olemas, ütleme, et NBA on hamburger, lihtsalt Ameerika näide, ja Euroliiga on spaghetti bolognese. Ja mõlemad sa saad teha gurmee, head ja halba vaata, ja siis ongi, ma ütlen, see amplituud on isegi NBA-s palju suurem kui Euroliigas, et sa saad ülimalt head vaadata ja ülimalt kehvat vaata, ja see kõik on nagu olemas. Aga see amplituud on ju ülimalt lihtsasti ära seletatav, et NBA on liiga, kus on võimalik sul panna ühte satsi kokku 10-12 noort mängijat enam-vähem isegi rohkem ja Euroliigas sa ei leia mitte ühtegi sellist klubi, kus oleks nagu noor mängijat skubisev, et see on kõik on ikkagi peaaegu kõik tiimid on ikkagi kubisevad 26 pluss vanustest mängijatest. Ja me teame neid põhjuseid ka, miks need... Just, ja see on nüüd tiimi komplekteerimise loogika ja seal on vaata reeglitest need CBA-d ja rahakraanid ja need kõik mõjutavad, eks ju. Euros on see lähenemine, aga siis on see USA värk, et nemad siis, nende süsteem on maailma parim nende superstaaride genereerimises. Vaat selle nad suudavad alati välja tuua, enamasti, ja ka kinni maksta, vaata. Ja siis kogu see meedia sinna ümber on ehitatud ja siis mõnikord oleme rääkinud see nagu see toode või mida iganes. Mina ei suhtu nagu tootesse, aga ma saan aru sellest käsitlust, ta on toode. Aga ma põhimõtteliselt, ma tulen siis nagu lihtsalt küsin laialt ringilt, et ma saan aru, et NBA mõistes, ma sain küll väga-väga meelevaldne võrdlus, aga NBA stiilis audentese tiimid teid jätavad siis külmaks, kus ongi noored poisid, kes ei võidavad vähe mänge, ütleme siis niimoodi pehmelt öeldes. Kurat, ma tean, kuhu see jutt hakkab tüürima võiks. Ei. OKC promo 2-2. Ma ei tahtnud üldse sinna ideed viia. Et pigem ongi see, et ma saan aru, et teid nagu ei köida noored tiimid, kes ei võida mänge. Mina ütlen nii tegelikult, et see on vist minu vaade, et mida rohkem sa NBA-d nagu tõsiselt jälgid, seda rohkem sa suudad ükskõik millise klubi endale huvitavaks teha. No Charlotte Hornetsit sa ei suuda. Suudan küll. Tegelikult ei, aga sa lähed ja vaatad seda melo hullumeelsust seal. No jah, ainult seda. Ja ma toon teise näite sulle. Kui Bol oleks Charlotte'is, siis ma vaataks ikka Charlotte'i, sest ma tahan Bol-Bolli näha. No siis sa hakkadki vaatama võib-olla neid üksikuid talente, sa leiad sealt listist alati selle ühe nime, kelle sa hakkad kaasa elama. Näiteks Ben Shepard oli seal Indianas. Võib-olla vahepeal mul see Pacersist hakkas täiesti suva, vaata, see identiteet hakkas ära kadu, aga sa näed seda vuntsiga Ben Shepardit ja sa hakkad kohe kaasa elama. Okei, ma küsin teisi küsimus. Kumb on olulisem? Kas, nad on küll omavahel seotud, ma tean, kas tiimi identiteet, meeskondliku mängu identiteet või superstaari mängustiil?
Oleneb superstaarist. Okei, Oleneb seleta lahti. superstaarist, ehk siis kui see superstar ongi nagu see sama Lamello Ball, eks siis korra nädalas võid vaadata vingi, aga nagu igat tema mängu sa ei jaksa vaadata, sest see tuleb sama 9 pealt laob peale ja siis 6 palli kaotust. Aga ma toon nagu näite, kus on, see on nagu, nüüd on selle korvpalli vaatamise erinevad levelid, ma arvan, on mängus. Kes, see on väga individuaalne. Selles mõttes just, et väga hea näide, ma arvan, on Warriors, kes on mänginud tegelikult läbi aastate selle edu võti, tegelikult oli see süsteem ja Strength in numbers. Ja inimesed läksid Steph Curry 3-sid vaatama. Tegelikult keegi ei vaadanud seda, kuidas Draymond Green seal tegelikult vägesid juhatab ja mis iganes, aga mindi vaatama seda, kuidas hull vend paneb kuradi igast august nagu niimoodi lahmib no sisse. Ja boonus on see, kui Draymond ikkagi kellegi võttesse võtab. Seda ka ikkagi minnakse vaatama. Ja ka seda, et see tegelikult on tohutu süsteem, kuidas see üles ehitada on, kuidas nad läbi kahekatte sisse mängivad ja mingid, nagu need seal sees on ja see on täiesti võimatu kaitsta ja kuidas nad meeskondlikult kaitsevad ja olles ise jumala väiksed tegelikult, et seda ei vaadanud, nagu tegelikult nad läksid vaatama Steph freaking Curryt. Et tegelikult on ju nii, et miks see publik seal saalis on teistel põhjustel, kui sina või mina seda vaatame, sest et väga erinevatel põhjustel. Publik on seal saalis sellepärast, et nad said sealt kuradi Oaklandist lõpuks minema. Ei, asi ei ole, siis kui nad võitsid tiitlid, olid nad Oaklandis. No esimese tiitli olid, jah. No ma mõtlen... Ei, ainult esimese. Mis asja? Ka 2 tiitlit ikkagi. 2, jah, võib-olla küll. Jah, aga ma... Nad 1 tiitli saanud ainult uues. Ei, 2. Ma praegu jään vastuse veel igaks juhuks siin, võib-olla on... Mis see vahet on? Küll, see on... Aga põhimõtteliselt ma saan aru, et selleks, et üldse hakata nautima tiimi meeskondliku mängustiil, see pead olema ikkagi kossus väga sees olev inimene, et sa nagu juba läheks sinna tasandile. Hea meeskond suudab ka väga mittevaatavale fännile teha selgeks, et see on ilus korvpall, hea meeskond. Sa lihtsalt vaatad, kurat, pall liigub, näeb asi nagu tuleb lihtsalt välja. No, keeruline asi tehakse sulle lihtsalt ette, vaata. Samas, Grit and Grind Grizzliesil pall ei liikunud tegelikult, et see pall liikus aeglaselt ja nagu väga metoodiliselt, pigem nagu see, millega nagu tuntuks said, oli see nagu metsik kaitse pool ja see sükene väga südikas, nagu raske mängida nende vastu, et ja Memphis armastas neid ja mina arvan, et tänapäeval nagu ongi see nagu üks, mitte ainult NBA, vaid see nagu laiem nagu mure, et ma viiksin selle nagu vestluse praegu teise kohta, kui Ardo ja Erki ka kuulaks mind. Lihtsalt ma ütlen vahepeal ära, et 2020-2021 season oli esimene, kus nad mängisid Chase Centeris, neil on 1 kuradi tiitel ainult seal. Okay. Ma viin natuke selle vestluse teise kohta, et ma natukene tunnen muret, et Euroopa hakkab ka minema NBA hamburgeri suunas, ehk siis Euroopas on ka hakatud lahti muukima seda, et korrad need NBA poisid on nagu õigel teel selle 3 revolutsiooniga. 20 000 inimest saalis sööb tihedamini hamburgerit kui seda poloneeset. Seda küll, aga ma lihtsalt mõtlengi, et kas tänapäeval on üldse võimalik see, et tiim, eriti just NBA-s, et tiim eristub või pigem ongi see, et see eristavus ongi nüüd tänaseks langenud, kuna korvpall on nagu justkui lahti muugitud mänguna, et see eristavus ongi ainult superstaaride tasandil. Ma ütlen seda, siin on nüüd meedial väga suur osa, et kuidas mingisugused mängud maha müüakse inimestele. Ütleme, kui väga hea viimane näide on nüüd Luka Lakersisse, eks ole. Ja seda nüüd ei müünud meedia sellena, et tulge Lukat vaatama. Ja vaadake, kuidas ta üksinda põrgatab seal 2 vahelt pool tundi ja siis teeb läbiminek. Step backi. Jah, aga müüdi seda stiilis, kuidas nad omavahel Lebroniga hakkama saavad. Ja müüdi seda, et kuidas need 2 meest omavahel hakkavad tööle seal. Seda tuuat ei olnudki minu meelest vaja müüa. Ja, aga nad tegid seda, nagu meedia tegi selle sellise stiilis nagu suureks ja inimesed läksidki seda siis järelikult vaatama, et kuidas siis 2 suurt superstaari, üks on väljaastuv kuningas, teine on sisseastuv kuningas, et kuidas nad nagu omavahel hakkama saavad.
no ma pidin seda, nüüd eelmine nädal ma pidin seda tegema, kuna mulle lasti see, mis on see Go3 see lühitekst kirjutada, mõnikord harva peab tegema. Ja siis ma seekord lihtsalt, kuna oli Suns ja Lakers oli mängimas, siis ma just ütlesin ette, et vaata, mõnikord nad paneb pildid, enamasti nad paneb pihta, vaata. No, et Lebron on, siis pane Lebron, aga seekord ütlesin, et Lebron on vigastatud. Pange Luka ja pange Durant, eks ju. Et need on need näod sel juhul, sest et muidu vaata, kui sa paned selle Lebroni sinna ja teda ei ole, siis on kohe pettumus jälle, vaata. Et siis ongi see maha müümine, eks ju, see mäng, eks ju. Kuigi ma tean, eks ju, kui me paneme kõige lihtsamad asjad, Boston ja Lakers, seal ei pea isegi panema nägusi, pane 2 logo, need on nii kõva ja inimesed vaatavad. Ja samas, tulles nagu selle minu enda selle ütluse juurde tagasi, müüdi nimesid jälle. Tegelikult müüdi nimesid. Mitte ei müüdud seda, kuidas see meeskond mängib. Jah, seda on lihtsam müüa. Ja, aga seda, kuidas see meeskond hetkel mängib, seda ei saagi müüa. Seal ongi see nimi, on see siis, isegi see kuradi piil on toon võrdluse veel. Euroopas müüakse ju ka treenerite kaudu mänge. Jah. Seda ei saa keegi öelda, et aga meil Euroopas mängitakse meeskonnamängu, aga nad müüvad teie Atamanne seal maha, eks ole, tegelikult, eks, et see visake mind välja siit mänguteks. Jah, kuidas need lõugavad, seda tulevad siis vaatama. Või siis Partisani mängu müüakse sellega, et vaadake, kui saali see müra on, vaata, noh, või siis, noh, et näiteks sellega, noh. Okei, ma viin üldse teise nurka selle. Mis peab olema mängus või no ühesõnaga, kui sa tead, et on NBA mäng, siis mis on need elemendid, mis teevad sinu jaoks oletame, et sul on ka lemmiktiim või no oletame, et sul on mingi sümpaatne tiim, mis peab olema seal mängus, et sa naudiks seda? Ma võin öelda, mida seal ei tohi olla. Tony Brothers ei tohi vilistada. Jah, et mina ütlen seda, et kui sa paned 2 kehvat, kes mängivad kõvasti, võid ka hea mängu saada. Ja teine päev sa võid saada 2 paberil ülijad tiimi. Ma toon lihtsalt näite Cleveland ja Oklahoma, ilmselt seda ei juhtu, aga ütleme, sealt natuke allapoole tulles, sa vaatad paberile, tulevad head meeskonnad vastu ja tuleb täielik mõttetu mäng. Aga mitmendal kohal selles nagu, ma ei tea, põhjust edatabelis on see, et sa tead, mismoodi see meeskond suure tõenäosusega mängib. Näiteks, ma toongi välja, et NBA-s on umbes 4 võib-olla tiimi, kelle puhul sa tead, mida enam oodatasid. Kui on Boston, sa tead, et esimest 2 sa näed võib-olla teises veerandis. Siis kui on OKC, siis sa tead, et kõik need poisid murravad korvi alla nii palju kui vähegi on võimalik. Üks mees murrab seal ainult midagi. No kõik ikkagi, ainult Isaiah Joe viskab kohe peale. Ülejäänud algusest lähevad sisse ja söödavad välja. Siis kui on, ma mõtlen, ühesõnaga Memphis Grizzlies võib-olla on ka selline tiim, kui selle puhul sa näed, et natukene nagu poisid liiguvad rohkem võib-olla kui keskmiselt ja Warriors ka tegelikult. Endiselt Steve Curry käel on tiim, kus pall liigub paremini kui teistes tiimides võib-olla kokku. Aga kui nüüd minna nagu ja nüüd kui Atkinson on Cavaliersis, siis Cavaliers natukene meenutab tegelikult Warriorsi. Natuke, päris palju. Jah, aga ongi, et ülejäänud 25 tiimiga ega sa tegelikult lähed vaatama vist, ongi see, et sa lähed vaatama seda nime. Ma just hakkasin mõtlema, et vaata, kunagi keegi vist Eestis tegi, või vist oligi see Allan tegi, vaata need igale tiimile ja Eesti tiimile tegi NBA stiilis logod, eks ju. NBA tiimi igale tiimile saaks panna eraldi muusika taustaks ju tegelikult. Vaata, et see tiim esindab seda muusikat, siis ongi nii, et üks on klassikaline muusika, see on rap, eks ju, see on rock and roll, eks ju, et mõnikord ongi nii, et kuidas sa neid seosed endale lood, eks ju, et sa saad tegelikult selle, mis sa tahad nagu, kui sa oskad nagu oodata, eks ju. Pluss teinekord vigastused on. Ja siis sa leiad ka, et kuule, nüüd on vist selle venna võimalus shine'ida, näiteks Koga Bitaatse, vaata. Sa näed, et see, kes see on, see põhilepinguga mees seal. Carter on viga saanud, siis on nüüd on Koga hetk, vaata, jälle särada. Aga me tuleme ikka jälle nüüd ikkagi nimede poole tagasi, et mul on selline tunne, et ega meie oleme siin fanaatikud, meist nüüd järgmine tase, kes on pühapäevafanid, Suke tunne on, et ega vist väga kedagi siin nagu laiemas pidi see koti organisatsiooni kultuur, see, mis stiil on nagu tiimil olnud läbi aastate ja Suns on alati tahtnud mängida kiiremat korvpalli, Memphis on alati tahtnud mängida kritimat korvpalli, Detroit on alati tahtnud mängida füüsilisemat korvpalli, see on nagu identiteet, eks ole. Palju seda alles on üldse veel? Et mina, kus ma nagu esimene seos, kus räägid kultuur, on Spurs. Mitte Miami.
ma ei seostaks, mina võtaks Spurs esimesena, Miami tuleks ka kindlasti vestlusse, võib-olla võtaks siis Dynastia Golden State, eks ju, Lakers, ma ei tea, seal on juba see no see on Hollywood, eks ju, Boston, okei, midagi, aga seal on ka, Bostonis on korvpall täiesti muutunud, et need on nii uued loomad, nüüd on uus kultuur, New Age on siis nagu Oklahoma, eks ju näide, et siis sa vaatad, tulevad need noored koerad ja sa ootad, et seal lõpus nad seal auguvad koos ja panevad jälle retikuid pähe sellele või sellele saatejuhile, eks. Et kui sa vähegi jälgid ja ma ei nimeta seda süvafänn või lihtsalt oled nagu sport huvitab sind, sa leiad neid nurki, et ma suudan isegi Washingtoni mängu endale huvitavaks vaadata, aga no ma lihtsalt ei tee seda hea meelega alati. Ma tulen selle juurde, et jalkas, Ameerika jalgpallis on ikkagi ka hokis ikkagi see fännus on ikkagi väga tugevalt tiimipõhine ja NBA on teinud selle ise selle strateegilise valiku alates juba tegelikult Magic Johnsonist ja Larry Birdist, et see ka spordi iseloom seda mõneti nagu delegeerib ja nõuab, et see mäng on, et see on kogu see kajastus ja pluss nagu mängust aru saamine ja mängu mõistmine käib läbi nagu staaride ja staaride tegevuste nagu korvpalliplatsi peal, et see, mida Kentavious Caldwell-Pope Orlandos teeb, seda vist jälgivad ainult Orlando Magicu treenerid. Need ka vist ei jälgi tegelikult. ja vastaste treenerid. Et kas korvpall on liiga keeruline mäng, et olla nagu tiimi nagu, ma ei tea, stiili ja kultuuri ja identiteedi fänn või? Ja, aga see stiil muutubki ju see sõltub treenerist ja nendest juhttoinastest või nendest põhistaaridest ka. Et ei õige, sa ehitad tiimi parimate mängijate ümber tegelikult, eks ole, ja kogu selle joonise. Aga ongi see, et mul on tunne, et kui just kogukonnaliku sidet ei ole, mis nagu on loogiline põhjus seda tiimi jälgida, siis ega vist see kultuur, see nagu, mis on see ajalooline, mingisugune ajalooline identiteet neil olnud, et see on tänapäeval nagu kuidagi hajunud kusagile nagu varjudesse. Lihtne näite, et kui siis, kui Dominic Wilkins veel Celticsis mängis, siis mul Celtics meeldis ja siis kui Rondo, aga see, mis praegu on Celtics, see ei ole see Celtics, see on mingi... Mis see siis on? Jaa, aga selles mõttes ikkagi see, kuidas tiim mängib, sõltub ju ikkagi nendest inimestest, kes sul on. Et selle järgi sa saad ju selle stiili ehitada. Tõsi, ütleme, Masulla mängib teistsugust korvpalli kui eelmised treenerid olid, eks ole. Täitsa ainult numbritest sõltub, ainult Exceli tabel, ainult peksame kolmesid peale ja see töötab ja that's it, eks. Ja lõpuni välja, mind ei huvita lõpuni välja, nagu 0-4 minu Excel räägib õigust, et samas lähed New Yorki, eks ole, seal tänaseks ongi võetud nagu, aga seal ongi võetud vennad, kes närjavad parketti, kaitse peale on kõik üles ehitatud, nad ise ei skoori üldse nii palju, sellepärast see Prants on seal nii efektiivne ongi, sest et keegi teine ei skoori, teised mängid kaitset. Kätt ka ikkagi. Jaa, aga ma räägin, ta ei viska üksi kõiki meeskonnapunkte. Ei seal juba tekivad tülid, et Harti ütleb, kuule, ma tahaks täna rünnata ka, ei Taavi on neile kaitsta. Sina täna ei saa. Aga ma räägin, et see... Puhka vähe. Et tegelikult on nagu inimestes on siiski kinni, alates treenerist kuni mängijateni välja, milleks nad võimelised on, eks ole, et sa ei saa panna karu tantsima. Mis peab staarmänges olema, et sa nagu hakkaksid seda tema tiimi püsivalt vaatama? Intelligentne superstaar mulle alati meeldib. Ma ei tea, Iverson võib-olla kõige intelligentsem ikkagi ei olnud, aga ükskõik kuhu tiimi ta läks, isegi see Denver või isegi seda Pistonsit sa vaatasid, sest et mis siis, et ta ei olnud enam sellel tasemel, aga lihtsalt see on see, et kui ta on sul lemmik või üks lemmikmängijatest, siis sul see tiimi sümpaatia korvpalli mõttes ta on intelligentne ju. Muidugi on, muidu ta ei oleks saanud ju sellisel tasemel mängida. Ja, et see, et tal ei ole seda akadeemilist, see on tema taustas kinni, vaata. Lihtsalt ta ei saanud seal seda teha, eks ju, aga ta korvpalli mõistes on ju geenius, vaata. Aga on ka nagu ju vastupidiseid näited, et sa pöörad ära oma mingisugusest sümpaatiast. Tänu sellele, et ta ühel või teisel viisil on midagi valesti teinud. No Edwards, inimesena... Ma räägin, Edwards on nüüd esimene näide, eks ole, ütleme, aga see ka viimane... Mängijana ikkagi ta on... Ta mängijana on suurepärane. Ma vaatan teda ikkagi samamoodi. Jaa, aga mul on ausalt öeldes, minul on tekkinud tõrge, nagu ma ei viitsi vaadata neid Minnesota mänge. Eriti pärast seda, kui ma vaatasin seda viimast, seda ühte Netflixi sarja,
seal tuli juba ebameeldiv, siis ta suutis ju siin sulle see Obama asi vist see mulle see Obama asi ei läinud üldse peale. See oli nüüd küll, näita nüüd natukene austust üles nagu nolk. Mina olen vaadanud, et selleks, et inimesed tahaksid seda nagu tiimi jälgida, siis kohe, kui hakkab staar liialt paisma silma kohtunikega vingumisega, siis huvi selle staari vastu hakkab kahanema. Luka, ja see oli muuseas igal pool. Minu meelest see isegi nii palju ei morjendanud, sest Lukal on nii tohutult palju fänne üle maailma, et ja, aga fännid, tema selline nii-öelda pisut jonniv stiil, see ongi Luka. Ja aga päris paljud hakkasid seda pahaks päeva. Aga Lebroni leidetakse ka seda ette. Lebron ongi flopper. Aga samas on jälle see, et miks nagu väga paljudel SGA ja see OKC peale läheb, on nemad ei vingu kunagi. No jaa, nad ei ole pikali maas, nad ei kiunu, isegi kui neile teha... Ära seda luutortile maini. Tort on... aga tort ei kuku kunagi niisama. Oi, kukub küll. Jaa, aga ta võtab... Ta on selles suhtes selline tugev juss, et selleks, et ta sinna pikali... Jah, ta võtab selle ründaja vea, ta tahab seda ründaja viga saada, aga kohtunikud, tal on seda massi, no okei, Lebronil on veel rohkem massi. Aga... Ei, no, ma toon näite, vaata, et mõnele, tähendab, kõik saavad aru, et sükest venda nagu see Markieff Morris või kes see oli, kes neid rohkem neid musti vigu tegi? No, mõlemad, eks ju, okei. Kõik saavad aru, et süke vend peab tiimis olema, vaata. See on see knit and grit vend. No, paljud ütlevad, peavad, see on mingi vanakooli värk. Okei, aga see ei tähenda, et ta mulle meeldib, vaata. Tead, süke tekitab seal mingi vigastuse kellegile ja tead siis, tegi oma asja ära, tead, sai selle edu sealt kätte, aga mulle ei meeldi süke asi. Aga ma ei saanud kõige vastust küsimusele, et mis peab tiimis olema, lisaks siis... Ütlesime, et mida ei pea olema. Lisaks meeldivale superstaarile, kes on nagu justkui nagu must have, et sa seda tiimi püsivalt vaataksid, et sa muutuksid selle tiimi fänniks. Aga selle tiimil peab olema põhimõtteliselt kõik, selles mõttes alates ees kontorist, mis selle tiimi nagu tulevikku määrab ja nii edasi. Ma vaatasin Denverit kunagi, aga isegi kui Brown ära läks, siis ma veel vaatasin. Aga edasi läks ikka kurat raskeks. Selles mõttes sa näed, et nagu mina fännina panustan ja vaatan teid, aga teie kurat nagu teete kõik selleks, et ma ei vaataks teid. Et nagu ma tahan ju näha, fännina sa ihkad võite näha, eks. Ühte või teist pidi sa ju lähed vaatad, et sinu lemmikmeeskond võidaks. Aga kui omalt poolt tehakse kõik selleks, et kõik vussi keerata, siis... No, A ja O on, eks ju, alati see võitev korvpall, eks ju. Nii, okei. See on kõige lihtsam. See võitev korvpall on tore, aga samas, kui sul on ikkagi lemmikmängija, kelle pärast on sul ka see võistkond sümpaatne, siis eelkõige sa vaatad ikkagi, mida see staar teeb. Võtame see sama Carmelo Anthony New York Knicks, sa võid seda jab-jab'i, seda steppi vaadata ja täitsa lahe, täitsa normaalne, las teeb oma asja, viskab oma 50 punkti ja Knicks kaotab, ikka on tore. Mul on nagu selles suhtes raske, ma pole kunagi mingi meeskonna mingi süvafänn olnud peale seda 90. lõppu Utah Jazzi. Et siis ma ihkasin lihtsalt, et keegi teeks ära selle Jordanile nagu, nüüd ma nagu mõtlen võib-olla teistpidi juba isegi teatud vendade pärast, aga jah, aga ma olen vaadanud, ma vaatan korvpalli sellepärast, et mulle meeldib korvpall, eks ole, ja ma ootan seda atraktiivset mängu ja... Ongi nagu Eesti või üldse Euroopa NBA fännide puhul, kellel ei ole oma mängijad ka NBA-s või ütleme, ei ole nagu prominentses rollis NBA-s, siis ongi see, et kuna meil kogukondlikku sidet ei ole, võib-olla heal juhul, ma ei tea, lellepoeg elab kuskil Sacramentos või ma ei tea, õde elab kuskil New Yorgis, võib-olla sealt nagu tekib, käid külast talle, siis nagu tekib see mingi side. Aga muidu ongi see, et sa elad nagu tuhandete kilomeetrite kaugusel, ehk siis nagu ma arvan, et see ongi, see kokteili osa on esiteks superstar, kes meeldib, on pluss, kui ta on Euroopas pärit, ma arvan, väga paljude eestlaste puhul. Võib-olla, vabalt. Ja teine on see, ma arvan, et kui tiim on nagu püsivalt võitev ja ma arvan, et kolmas on ka see, et mina väidan, et ikkagi kolmas osa sellest on see, et ikkagi kuidas see tiim nagu, jah, ta võib võita püsivalt, aga kui sa vaatad seda mänge, sa näed, et jah, tiim võidab, aga see, kuidas ta võidab, on nagu suke, tuleb, ma ei tea, kas kangutatud või kuidagi nagu suke ilmetu või ongi, et väga nagu ühe superstari nagu põhine, siis
sa oledki ju rohkem tegelikult selle superstari nii-öelda pooldaja, mitte selle tiimi pooldaja. No superstar on alati see teravik, mis nagu tuleb igalt poolt läbi, vaata. See on lihtsalt nii obvious. Aga teine asi, mis ma tahtsin juurde tuua mõõtme, et tiimi saab sulle nagu kättesaadavamaks teha see, et kas ta jagab ka mingit sisu näiteks. Näiteks, no ma toon näite Eestis, vaata, need Coolbeti need dokid, vaata, mida Steve teeb. See näiteks on praegu Tartus tehakse sellest Mooritsast, vaata, on YouTube'is olemas, Coolbeti klubist on olemas. No ma lihtsalt toon näite, no. Aga see lihtsalt loob võimaluse sul luua sidet selle klubiga ka mänguväliselt, mis nad teevad muul ajal, vaata, mis inimesed seal on, vaata, lihtsalt üks tase juurde. Ma võin meie selle podcasti ka tuua juurde, me küsime vaatajatelt näiteks, et kas on mõni klubi, mida sa oled meie tõttu hakanud rohkem jälgima. Jah, see on hea küsimus. Et muidu lihtsalt ei tule selle peale või, et noh, näiteks ma võib-olla... Need, kes kuulavad, need võiksid selle YouTube'i kanalis alla kirjutada, et millised on, et kas meil on nüüd Washingtoni fänne ka tekkinud. Muuseas selle... Ma luban, et ei ole. Muuseas eelmise saate selle tulemiga oli hea kommentaar meil pandud, et need meie tiimid, mis me siin välja kalkuleerisime, see 150 miljonit, need tuleks panna NBA 2K simulaatorisse ja vaadata, kuidas tulemus on. See ka alati ei räägi õigust. Nii kui KP läks Tallasesse, siis ju pidid NBA meistriks tulema UK järgi. Aga sellega seoses mul tuleb ka see asi, et kui Otto rääkis siin sellest sidemest või sellest olemasolemisest või siis selle puudumisest, siis mul näiteks olid baltlased, et kui KP läks New Yorki, siis 04 ma vaatasin ära kõik mängud, sest et ma nägin, see oli ju suur lootuskiir, see Läti on ju siin samas kõrval, kurat, absoluutselt, jah. Kas või, ma ütlen ausalt, ma ei ole alates Jimmy Butleri lahkumisest Chicagost nagu tahtnud vaadata ühtegi Bullsi mängu, isegi siis, kui see The Ballsack ehk siis nüüd DeMar DeRozan, Lonzo Ball ja see Zach Lavine nagu punt tegi seal tegusi korraks, isegi siis ma jälgisin mõned, ega ma tegelikult väga viitsin jälgida. Ja kohe, kui nagu Trell oli seal nagu two-way mänge, siis ma hakkasin nagu Bullsi mänge isegi vaatama, selle pilguga, kas keegi on seal nagu väga kehv, et kelle asemele võiks enne saada. Et kukub ära, ja kui lõpuks Trell seega platsile, ma olin mingi, kurat, mine tea, äkki minust saabki nagu lõpuks Chicago, kui ta jääb sinna püsima veel. Ja see on lihtne näide, et kui sa vaid selle patriootliku selle tasandi juurde, siis ta ei pea sul superstarise korral. Mees on lihtsalt platsil ja sul tõmbab sees käima, vaatana. Ma arvan, et Portugaalasi tegelikult polnud kuulnudki Boston Celticsi nimelisest asjast enne kui Neemias Keta nagu läks sinna ja temast sai esimene Portugali mäng. Neemias Keta oli ennem Sacramentos, nii et ta nüüd Bostonist tõusis nagu tegijate sekka. Aga teine asi, ma ütlen enda poolt vaadates, mul on tegelikult enda alati alateaduses toksib see, et mingi eurooplane on läinud, siis kohe hakkad vaatama. Et no nii, näita nüüd, siin oled näinud, mis ta teeb, et tavai, näita nüüd neile, kuidas elu käib tegelikult. Kes see läks Clippersisse, see mängujuht? Teodosic, ma vaatasin kõik Clippersi mängud ära, et ei, see oli huvitav. Ägedaid sööta panna. Ta oli highlight ikkagi, jah? Yeah. Highlight reel oli täiesti ja temast ju räägiti nagu sellises söödusspetsialistist. No ta oli ikkagi rohkem lowlight reel selle NBA-s. Aga ta tuli... Tema pealt kärises ka, aga samas... Ei, aga ta tuli ju karjääri loeng. Samas, mis ta oli, mingi 30-aastane rookie või? Rohkem ikka. 34. Aga võib-olla jah, lõpuks nagu taandub see selleni, et ma viimasel hakkan muretsema, kas ma olen nagu friikide friik, nagu nii me oleme siin lauas, kõik laua taga friigid, sest me jälgime NBA-d, mida jälgib Eestist, ütleme nii, et ma loodan, et suke 10 000, 12 000, võib-olla 20 000 inimest. Piisut optimistlik oled, ma usun. Küllap. See arv kohe, kui eestlane on liigas, see on tõde. Miks ma arvan, et see arv on tegelikult üllatavalt suur või, sest nagu ma kuulen täiesti uskmatute nurkade pealt, et kuulevad see NBA asi, mis sa teed, et see on päris nagu tore asi, täiesti nagu random kohtadest ja nagu see Hanno Tomberg ütles ka, et nagu ma oleks mitte elu sees uskunud, et mingisugused teadlased, akadeemikud, poemüüjad, kassiirid ütlevad, et kuulevad, see NBA on päris kõva asi. Et ma arvan, et tegelikult see arvel on 15 000 ja Texas on kõva boonuse tegelikult. Ma tunnustan siin Rahvusringhäälingu Aktuaalset Kaamera spordiuudised, kes mingil seletamatul põhjusel iga õhtu nagu teevad NBA mängudest väikse kajastuse. Ei no see kõige lihtsam näide, et ma arvan, et ta ei pahanda, kui ma teda mainin, et tõin näite, et me tegime Siimuga mängu ja siis tuli teada, et Ignar Fjuk tahaks rääkida.
siis ma helistasin talle ja siis ta tõigi välja, et teate, see on nii huvitav, kui te neid kõrvalt ka neid asju räägite, et ei räägi ainult mängust, et rääkige võib-olla mingi lugu lõpuni, vaata. Ja meil on ka mingi tähtsad pankurid, meil on endiseid ministeeriumi kantslerid, kes on ja, ka me näeme neid ja põhiline ongi inimesed, kes muidu võib-olla mitte kuskil sotsiaalmeedias, nad ei lähe kommenteerima, võib-olla isegi ei tohi minna, aga nad tulevad sinna Kossu chati ja kirjutavad seal nagu võrdsega ja boksivad seal. Aga jah, ma tahtsin küsida, kas ma olen nagu friik, et ma ikka et ma ikka veel nagu olen Utah Jazzi pooldaja. Ikka veel pärast kõiki neid aastaid. Jaa, aga see on väga lihtne, sest et sa elasid seal ju. Markkanen on seal ju. Ei, aga ma ei ole nagu Markkaneni pärast, ma olen selle tiimi pärast. Et selle mõttes, et kui see tiim sai mulle sümpaatseks lapsepõlves ja ma ei ole... Sa oled, Otto tunnist, sa oled lihtsalt rassist ja see on kõige valgem osariik. Ei, ma seda ei ütle. Mingi taust oli, no. Ma arvan, et see on ikkagi minu jaoks tundub ikkagi nostalgiale hästi palju. Et näiteks ongi, et ma mäletan, kuivõrd hea tunde see tiimi edu mulle andis ja ma ei taha sellest tiimist lahti lasta enne, kui nad pole selleks meil olnud väga mõjuvad põhjust. Eks ongi, kui Utah Jazz oleks teinud sükest sitta, nagu Dallas Mavericks praegu tegi, ma vist ütleks... selle klubi kultuur ei luba selliseid asju teha. No Dallasest, kuule... See on täiesti okei. Pikka aega räägite Dallasest kui parima organisatsiooni kultuuriga ja frantsiisist. No, see on nende enda loodud narratiiv, et tegelikkuses need, kes seal mänginud on, päris paljud mängijad on sealt ikkagi ära läinud mitte kõige ma lihtsalt räägin siia lihtsalt juurde, kuna ma just lugesin seda artiklit, kiitsin vaata see, et mis see Popovitšil seal juhtus, eks ju. Aga seal lihtsalt juhuslikult räägiti ära see, kuidas omanike vahetus vaikselt on toimunud Spursis. Mitte ühtegi suurt uudist ei ole seal. Seal pidi olema Delli, Computersi omanik pidi olema üks võtmeosanik, siis on mingid osanikud, kes on vahepeal välja nagu maha müünud, läks äris hästi, tulid 10 aasta pärast tagasi, vanemad on andnud poegadele edasi, et see on see kultuuri kese nagu. Ja nüüd veel kord, mis peab tiimis olema, et teist saaks selle tiimi uus fänn? Lisaks siis Euroopast pärit staarile. No mingi edu pisiki peab olema. Miski peab ju seda, mis entusiasmi vaatamises tekitab. Vaata, kas sealt tuleb midagi head korvpalli mõttes. Lõpuks võid ju ka seda vaata, et ma toon näite, et see on kõige füüsilise korvpalluri näite. Vaata see DJ Stevens, vaata, kes Eestis on ka mänginud vist või oli Läti liigas. Et nüüd ta vist on Euroopas kuskil. Et läks NBA draftis sisse, siiamaani vist on tal hüpperekord, vaata. Lihtsalt, et vaataki seda venda, et see hüppab sealt lae alt välja, eks ju. No, Zion Williamsonil on ka see ilmselt. Javtokas enne mootorratta õnnetust ikka oli kõige kõrgemale hüppav korvpallur. Absoluutselt, et kõik need näited, Mürka, vaata, enne seda õnnetust, ta oli ka ju väga lendab. Sa valgud laiali. Mis peab selles tiimis olema, et sa hakkaks tiimi fänniks? No see ongi, noh. Mis asi see on? See ongi see miski, no. See hakkab ühest inimesest pihta ja edasi on see, kas sa võtad midagi laiemat. Et see hakkab pihta, piltlikult öeldes, Steph Curry'st hakkab pihta ja siis... Ja kes ei pea Curry olema? Ma lihtsalt on nagu näitena. Et see hakkab nagu liidrist pihta ja siis selle ümber peab ka kõik nagu klappima, et see kultuur, see, et see tiim suudab võita aastate jooksul, et seal on nagu pidevalt positiivne eduelamus, et muidu seda tiimi nüüd ei hakka nagu fännima, kui nad tulevad, kui nad on kuskil keskmike seas ja hakkavad kuskilt ajaliselt tulema. See võib olla ka näiteks treeneri käekiri, näiteks ma võtan Iisalo näiteks. Sa tahad, et Iisalo läheb hästi, hakkad vaatama Memphise korvpalli. Samas see võib olla ka vabalt GM-i käekiri, sest et näiteks Warriors hakkas mulle vendima siis, kui Mart Julionis läks sinna, Don Nelson väga julgelt vahetas, ta püüdis eurooplasi, tal oli, lähme mis iganes need prantslasteni välja, Pietrüüd ja kes seal kõik läbi käisid 90-ndate Warriorsilt ja loomulikult seal oli Mitch Richmond, kes mulle ka räigelt meeldis, et ehk siis kõik need väiksed asjad kokku ja siis nii-öelda kõik need NBA klubid, eriti ajaloolised klubid, need ongi üles-alla, et Warriors istus seal põhjas ära, maksis Piedrentsile ulme papi ära, aga peale seda oli tõus missugune ja muidugi jälle see, et klubil peab olema drafti valikuid. See on elementaarne. Kui seda ei ole, siis toon näite ka, et isegi Jordan ei suutnud seda Charlotte'i väga palju vaatama panna. Jah, aga ütleme,
minul, kes, ma ütlen, ma ei fänna ühte kossuklubi, onju. Et ma vaatan erinevaid. Aga sa oled öelnud, et you bleed green vahepeal. See lihtsalt väljend. Okay. Ma uskusin nende sellesse süsteemi sel hetkel, nagu mulle meeldis vaadata seda kossu-tiimi tol hetkel. Täna ma võin öelda, et ma olen viimased nädalad vaadanud siis Lakersi mänge. Olenemata ka sellest. No sulle see Udoka Boston meeldis rohkem, ma arvan. Mis asi? Udoka Boston meeldis sulle rohkem kui see Mazzulla. Jah, seda küll, aga jah, mulle meeldib see, kui nad kaitset nagu mängivad korralikult. Aga selles mõttes, et ma vaatan praegu Lakersit, mismoodi neil siis nagu läheb. Sa oled suke universaalfänn, kes sõltuvalt tiimi nagu ma ei ole nagu bandwagoneer, päris ei ole selle JJ Redick, noh. Ja, aga mulle meeldib näiteks mingi hea underdog story nagu. Kus nagu tundub võimatus, et Denveri lugu selles suhtes oli hea, eks ole. Ja mulle meeldivad sellised lood nagu. Selle hooaja underdog on eks Houston minu juures. Ja mulle meeldib, kui ei saa nagu, kui võidu saab näiteks see meeskond, kes ei ole kunagi saanud. Et nagu midagi sellist, eks ole, et nagu või mehed, kes seal on välja teeninud mingisuguse meeskonna eest, kes on kaua slambis olnud. Ma täiendaks Ardo seda välja öeldud veel selle poolest ka, et kui võidu saab see võistkond, kes on selle näiteks kunagi ära teeninud, aga talt on see nii-öelda ebaõiglaselt röövitud, näiteks võtame see sama Sacramento, eks. Et no Sacramento on ise põhjustanud selle ka. On ju, selles mõttes... Jaa, see mis nagu hiljem juhtus, aga ütleme sellised nagu ajaloolised... okei, 2002. Meil on Weberi aega, mõtled, jah? No, see oli väga suur pahandus ja ma arvan, et Tony Brothers oli siis ka involved. No aga see ongi, need on head lood, vaata, mis play-offidest. Aga nüüd, enne kui me selle saate lõpetame, siis ega see nagu saate point, mis selle saate kokku kutsusin, ma tunnen, et see saade on väga laiali valgu. Läks jumala lappesse. Ma ei ole isegi kindel, kas on eetriga lõpulik. Ütleme nii, et see esimest korda 4 aasta jooksul see teema püstitus meil läks natuke. Jah, aga võib-olla siis äkki viimase minutiga heastame selle, et mis põhjustel jäävad inimestele meelde 7 Seconds or Less Suns, Grit and Crank Grizzlies, Russell Westbrooki Need on sulle meelde jääd. Need on sulle meelde jääd, aga miks sa arvad, et need on näited? Ei, aga ma lihtsalt toon nagu näited, sest nagu pidevalt Ameerika meedia refereerib sellised tiime. Mis sest, et mõni tiim pole isegi võitnud tiitlid, aga nagu ongi, et Moriball Rockets, 7 Seconds or Less Suns, see tundub, et ikkagi see identiteet ikkagi nagu meediale väga USA meedia toob ka ju Jailblazersit ja muid tiime veel varasemalt ja aga need on kõik tegelikult väga kõvad tiimid on lihtsalt võidab iga aasta üks võistkond. Ma arvan, et sa natukene oled möödas oma sellega, sa läksid ise lappesse praegu. Sellepärast, et kui sa, USA meedia teeb seda tegelikkuses Ameerikas nad on ikkagi regioonipõhised võistkonnad, jäävad meelde aga see on nende võistkond, isegi kui sa pead nagu inimesega arvestama, et ta on seal sündinud, näiteks Los Angeleses on ju, ta on kolinud Phoenixisse, aga kurat, tal on see Purple and Gold särk on sest varem ma võis vaatama teda. Ja nad nagu käivad nagu, nemad on sina ka, mina kurat ei ole Tartu fänn, ma ei ela seal, ma olen siin piirkonnas, eks ole, ma fännan siit piirkonna tiime, eks, et seal käib kõik ka samamoodi regiooni järgi, eks ole, sa võid küll rääkida, see oli sul hästi üles toodud nagu teema, aga see käib pigem eurooplaste kohta, ma arvan. Ja see Ameerika meedia ei puutu nagu asjasse, või väljaspool seda Ameerika keskkonda olevast, sest et seal käib kõik regioonipõhiselt ja nad on ikka väga kinni, Texase inimesed on oma tiimides kõvasti kinni, San Franciscos, kui sa ikkagi Warriorsi fänn ei ole, siis sa võid nagu põhimõtteliselt suu lukus hoida. Los Angeleses... Ei, siis sa võid Sacramento fänn olla, sest et 1,5 tundi autosõitu enne. Otsi Clippersi fänne taga. Ja ega ma ütlegi, et San Diegost leiad mõned. Et seal on väga raske nagu Clippersi fänn olla, sellepärast, et sa oled
Lakers on Lakers ja kogu lugu. Ja Clippersil ei ole ju klubina sellist nii-öelda ajaloolist identiteeti ka, sest kuigi viimased 14 hooaega on lõpetanud võitva rekordi, neil on praegu pikim nagu võitude seeria nagu selle mõttes. Kedagi ei koti, sest et tiitel viimati tuli ikkagi teise majja, eks ole. Et seal on ka muidugi, tegelikult see on nüüd eraldi huvitav teema, et nagu ühes linnas on 2 tiimi, eks ole. Et kumba poolt sa siis oled, miks on ja? Tallinnas on ka meil oli mingi 4 või 5 tiimi tegelikult ka siin Eesti, ka meie mõttes on, eks ole. No meil siin Tallinnas ja lähiümbruses on nüüd nagu seeni peale vihma. Iga mees teeb siin oma tiimi. Aga selles mõttes... Aga näed, Tallinna ülikooli, ma ei tea, kas 3 fännile leidsime üles lõpuks hooaja peale. Kui oli Tallinna ülikool Kalev need mängud. Ei tea, aga see vahet ei ole. Viimsi keevituse fänne ikka leidus. Ja, rahu, proovime NBA-s püsida. Siia ma lihtsalt tahan seda ka juurde öelda, et natukese, mis selle saate nagu viibki igale poole, ongi see, et okei, me võime, kui meil teha nagu ülesanne, too 5 asja välja, eks ju, mis on olulised, me kuidagi kangutame need välja, aga lõpuks see on ikkagi väga individuaalne ka. Väga individuaalne. Ma ütlen, on päris raske on, ma tunnen sulle kohe sügavalt kaasa, see Utah Jazzi fännlus on nagu raske kohe. See meeskond, kes kunagi ei ole tiitlit võitud ja kunagi ei võida seda, see on kuradi keeruline selles mõttes. Never say never. Ja, ma olen kastis, ma olen siis, kui see juhtub. Aga ma kohe ei plaani minna ka. Ei no seal on ajaloolised põhjused, kui oli vaata Malone Stockton, siis sündisid need kuradi Pulsi vennad, eks ju. Nüüd oli siis Mitchell ja Gobert koos, siis sündisid teised vennad. Nad käkkisid ise oma võimaluse varem ära, see kui oli see auk, kui MJ-d ei olnud, siis oleks pidanud see Utah võitma, Utah'l oli 3 all-stari ja mitte midagi. Aga mul on nagu parem küsimus Ottole, kuidas selle ajastu kavatsid üle elada, järgmised 5 aastat juhtus mitte Cooper Flag aitab. Oota, me oleme 2 aastat oleme nagu augus olnud, kus on täitsa lootusetu, aine. Siis kui vahetati Gobert ära, eks ole, löödi laiali. Aga Ainge on ju seal olemas ju. Ja, aga 3. aasta of nothing käib nagu. No temal on 10 aasta tsükkel. Ma olen seda vist juba 2 aastat siin ka podcastides rääkinud, et jah, ilgelt tore on see nagu, eelmised 2 hooaega oli ilgelt tore see, et pool hooaega oldi nagu, mängiti üle oma võimet, oldi seal play-in konkurentsis pidevalt, siis ma mõtlesin, et kuidas on see võimalik, aga näed olid, siis ma mõtlen, et aga nagu kuhu see lõpuks see viib sinna samasse hästi tuttavasse Sacramento Kingsi territooriumisse, kus sa lõpetadki selle hooaja kusagil 10. 11. kohal, saad kehva drafti valiku, mitte miski läheb paremaks sellest hooajast, et ongi ainult pool hooaega suke feel good ja see hooaja lõpust aga for what, on ju. Et nüüd ongi see, et üle, ma ei tea, 100 aasta tegelikult Utah Jazz tangib, sest Utah Jazz ei ole kunagi tankinud, nad ei taha tankida, nad ei saa lubada enda tankimist ja nüüd nad seda teevad, nad tegid seda viimati 2010. alguses, kus toodi Derek Favorsid, Dante Exumid ja muud süüksed tüübid, see oli üks sünge aeg, tume aeg ja see ongi kuradi raske, selles mõttes, et ongi, mul pole nagu tegelikult, ma olen mingi lapsepõlve side selge, mul ei ole mitte mingit muud sidet selle tiimiga. Kui sa ennem küsisid, mis peab klubis veel olema, siis ongi see, et me tihti hakkame fännama väga varases nooruses ja siis on väga tähtsal kohal ka, kuidas on milline näeb klubi logo välja. No see on pigem väike, ma arvan, mind viis ikkagi Utah Jazzi juurde see, kui sa ikkagi suudad oma väikeste kätega seda logo joonistada, siis sul juba klubi natuke meeldib. Sest et ütleme ausalt, et teisi klubisid on lihtsam fännata. Sest et nad on näiteks Lakersi, mitte nad on fännaks, aga nad on nagu see, kes Lakers saab alati oma staari esiteks, on ju, järjekordne näide see aasta. Lakers nagu ei pea siukseid mingeid 6-aastaseid mõõnasid, vaid nad on kogu aeg kuskil seal. Ja kui nad saavad täkkesse, siis tuleb sealt järjest, eks ole, Robinal, eks, nagu Kobe oli. Et seal on alati midagi nagu õhus, eks, aga Boston on alati selline meeskond, eks. Ja, kuigi Boston tegelikult oma praeguse tiimi ikkagi ehitas üles oma noorte pealt. Ja, aga ta ehitas selle noorte pealt üles, aga ta ehitas selle nende pensionäride pealt üles ikkagi. Ei no, kuule, JJ-d on selle tiimi vundament. Aga mille eest need JJ-d saadi? No jah, see on teine lugu. Aga Ivan nagu selles, et isegi nende noorte JJ-dega läks neil suhteliselt okeilt, nagu nad on kogu aeg seal üleval virvendanud, eks ole. Et nad ei ole kuskile kadunud,
on vastupidiseid näiteid legendaarsetest tiimidest nagu Knicks, eks ole, Ja mille fänn on ikka kuradi raske olla, eks ole, 73. aastast peale ei ole mitte ühtegi tulukest seal lambis nagu põlenud. Iga aasta aga nad on, ei ole nii hull, nad on ikkagi finaalis käinud 2 korral peale seda. no kuule, ega keegi on tegelikult ju Patrick Ewingile mingisugust pärisest lootust, et võita see tiitel ära. Ja miks mitte? Nad võitsid Ida konverentsi Okei, selge. väga kindlalt ära. Et on, pigem on nagu see, et mis hoiab sind kinni tiimi juures, kui sa näed ka veel, et ägaselt, kurat, 5 aastat tuleb mitte midagi nagu. Mina ütlen, et ongi, ma sellepärast arvangi, ma olen nagu väga friik, ongi see, et mida mina hakkan selle puhul jälgima, kui ma näen, et okei, nüüd on üks süngaeg on käes ja see süngaeg läheb aega, et see üle läheb. No tead, see kannatamine on ka fändus. See on eestlaste masohism kindlasti ja selles mõttes ma olen nõus. Aga ma arvan, et ma olen selles mõttes väga erandlik fänn, et minu puhul on see, kui ma näen, et nagu seeneb pärast vihma mingisugused noored ikkagi hakkavad tulema draftist ja mujalt, eks ole. Ja siis aga nagu nad muutuvad sinu poisteks. Et selles mõttes, et nagu sa tahad, nagu, et vähemalt sellest 6 poisist vähemalt 2 või 3 tükki nagu neist nagu saab asja ja nemad on tegelikult selle järgmise peatüki nagu liidrid ja sa nagu, mina jälgin klubiga, et kas see Walker Kessler on see tüüp, kes on nüüd 10 aastat siin Utahis, kas see, mis ta nimi on, Keontae George on see tüüp, kes on 10 aastat nagu see järgmine liider, eks ole. No pigem ei ole, aga selle mõttes ongi see, et sa nagu otsid pidevalt lootust. Jordan Clarkson. Et sa otsid seda lootust, sa haagid ennast külge meestele, kelle puhul su sisetunne ütleb, et ega see Sky Filipovskist mingit järgmist Nikola Jokicit ei tule, aga see lootus alati püsib ja Utah Jazzi puhul, miks ma nagu usun, ongi see, et neil ei ole Charlotte Hornetsi track recordit, eks siis nagu ma tean, et ma tean, et mingi hetk nad peavad tõusma oma organisatsiooniga nagu ülesse. Okei, mul tuli nüüd eraldi teema siin kohe, siis teema sees tuli nagu vähe, et kas need bandwagoneerid, see teema tuli eriti üles Warriorsiga, eks? Ja mina olin Warriorsi bandwagoner. Nii. Et nüüd on need inimesed olnud 11 aastat selle kuradi wagoni peal täna. Jah, umbes. Nii. Kas nad on ikka bandwagonerid enam või nad on nagu tõsi fännid ikkagi? Ma arvan, et kui on olnud 11 aastast, nad on nüüdseks nagu tõsi fännid. Siis on transformeerunud. Aga selles mõttes, nagu ma väidan, et selles mõttes, et eks see tegelik lakmustest tuleb siis, kui Steph Curry paneb ketsid varmi. No 2 aasta siis ma üksi olen jätkuvalt Warriorsi fänn. Selle Poola poiss. Tal sulle ei meeldi see Pochemski ju? Selle vahetame ära. Ei, nagu selles mõttes, et kuidas sa oled... Sa võtad selle posti endale, see post hakkab sulle meeldima. Selles suhtes, et küll nad draftivad järgmise Greeni, kes mul juhtumisi on samal aastal fantasy tiimis. No okei, see ei pea olema, see ükskõik, kes see on, see võib olla mängija, keda me hetkel üldse ei tea või kujuta Warriorsi särgis ettegi, aga Warriors on ka ajalooline organisatsioon. Kuminga! Sest et ma leian, et kui sa oled meesterahvas 45+, siis sul kõige õigem on olla bandwagoneer. Et nautida korvpalli on sul kõige lihtsam olla bandwagoneer. Ei, no mul on üks variant veel. Kui Seattle saab oma tiimi tagasi, siis ilmselgelt mul ka siis hakkab sümpaatia võib-olla nagu jagunema. Ma lihtsalt räägin sellest. Minul ei ole mingit seost ei LA, New Yorgi ega mitte millegiga. Kui keegi ütleb, et ma olen bandwagoneer, so be it. Aga minu tiimil läheb alati hästi. No jah, sa oled selle poolt, kes võidab. Kes mulle meeldib nagu, ja mulle meeldib võita. Ja mina arvan, et kui ma olen mingi 55, ma ei hakka ootama 15 aastat Utah Jazzi järel. Et ma ei hakka ootama uut Kyle Filipovski, kellest soovitan, kui sa oled, ütleme 55 meesterahvast praegu ja sul on õige aeg enda arust hakata nüüd NBA-d jälgima, siis OKC on see praegu see koht, mida jälgida. Nii kaua, kui neil raha otsa saab. Et siis järgmine. Sellest me saame eraldi saate teha vanusegruppidega, mis tiimid jälgida. Ja, aga ma ütlen, kui sa oled eurooplane või ükstapuha kust mujalt nagu maailmast, siis on okei olla bandwagoneer. Kurat, siit tegelikult on hea saate teema vormumas, et
parim tiim mingisuguse igasuguse profiilil, et mingisuguse nagu siis välimäära järgi, et sa oled selle fänn, ja põhimõtteliselt, kui sa oled nagu maakas Põlvast, eks ole, no siis on Charlotte. Kui sa oled vägivaldne, vaata Detroiti, noh. Ei no kui sa oled 20... Kellel meeldib Conor McGregor ja siuksed, siis on Detroit. Kui sa meeldib relvad, vaata Memphis, noh. Ei, see Conor McGregor ikka Boston, noh. Kui tahad valget poisse näeb lasil Utah Jazz, on ju. Ei no selles mõttes sa pead olema 25 ja ilma tervisehädadeta, et nagu Utah Jazzi võtta, sest seal läheb aega vähe. Ja lisaks on hea, kui sa sinise äratuse liige, sest nagu seal on valget poisse päris palju. Aga sul võib olla kerge kiiks ka mitme naise pidamise peale. Võib-olla, jah. Ja siis Utah Jazz on väga sobiv sulle. Minnesota ka. Kui sulle lapsed meeldivad, siis on Minnesota. Tealt tuleb. Ja Utah Jazziga või nende tegemine. Teate, ma ütlen Utah Jazzi kohta ühte seda. Kui teil on raha ja tahtmist minna praegusel keerulisel ajal Ameerikasse ja minna vaatama Utah Jazzi mängu ja te olete isegi nagu vähegi nagu normaalsete sotsiaalsete oskustega inimene, siis need usklikud seal Utahis on ikkagi väga kelmikad tegelikult, et need, ühesõnaga see, kui te olete juhtumisi nagu svingerlusega nagu sina peal, siis Utahis on see nagu... kell on nii palju saanud, et Otto räägib svingerlusest. Ma nii palju ütlen, mulle tuli veel pähe see, et kui sulle meeldivad rohelised eluviisid, siis sinu tiim on New York, sellepärast, et seal on kõik parketinerijad. Panevad puitu hommikust õhtuni. Ja kui sulle meeldib, ühesõnaga, kui sa oled vastu kõigile selle, mida Donald Trump kehastab, sa Toronto Raptorsi fänn. Natukene käib ka see OKC on ka ikka siuke väike Kanada kamp seal ju. No selles mõttes, et see on ikkagi vabariik, kes ta kantsin Oklahoma osa. Aga Kanada kutid tassivad ära. Et ühesõnaga see välimäära võib tulla mingi tulevane saate teema. Aga me just pääsime selle saate sellega. Jah, nii et aitäh, et kõik 3 kuulajad, kes jõudsid. Aga kõik need 3 kuulajad said siin lõpus auhinna. Kirjutage, kes selle lõpuni kuulas. Pange. Saate pealkirjaks paneme, et kui sinu lemmiktiim, kui sulle meeldib svingerlus, on 3 punkti. Ma arvan, et meie sponsoritele väga meeldivad siuksed pealkirjad. Ma teen pärast seda saadet kõne Hotlipsile ka. Sorry, Kuulbett läheb maa Hotlips. Et lumiorav siia ja tildo kõrvale. Kurat, nüüd läks jumala lappes seda. Kurat, kellaaega aga nüüd need ultrad, kes selle episoodi suutsid nagu peaaegu lõpuni kuulda, nüüd kadusid need ka ära. Olge mõnus. Aitäh, kuulast. Tšau, Puka. Head ilusat kevadet.